hommikust, ma arvan, et ei ole hommik isegi enam, aga täna on Fennequiti sünnipäev, sünnipäevaüritus. Me kutsusime sinna kohale erinevaid naisi ja ka ühega mehe, Jörgeni, kes on siis Fennequiti ametlik nii-öelda fotograaf olnud algusest peale. Ja kutsunud nii koostööpartnerid kui ka kliente. Ja see on esimene üritus peale peaaegu 2 aastast pausi, ma ütleks, vist on 2 aastat nüüd juba koos, ehk siis või 1,5 aastat või midagi niimoodi, ehk siis natukene põnevil ka ja natukene närviga, et ma olen põnevusega ootan, kuidas see kõik välja kukub, et ma panengi siin asju kokku praegu, et mis, kuidas, kuhu läheb, õhupall ja puhun täis ja niimoodi, et jah, let's do it. Yay! Okei, ma pean tõdema, ma olen natukene närvis praegu. Kerge paanika on ikka. Sest ma nii loodan, et see kõik läheb hästi. Mulle alati meeldib nagu inimesi kokku tuua, aga mulle ei meeldi nagu otseselt paanitseda, et kas kõik läheb hästi ning kuidas kõik toimima läheb ja kas inimesed tuleb üldse kohale ja hästi palju küsimus tekib selle protsessi juures. Ühesõnaga, ma sain aru, et mul on mingi asi veel puudu tegemata. Ma pean sättima ühe asja veel hakkama. Ma tulingi kääridele siin järgi. Tulin kääridele järgi, võtan need käärid kaasa, käin autos ja toon midagi, et oh my god, ma veits põen. Aga mis ma teen siin hetkel on, siis ma lõikan paberilehti ja need ma panen ümbriku sisse ja mul on väike töötund või ülesanne klientidele ja inimestele, kes siis tulevad sinna ja selle sihiga ma mõtlesin, et jah, teen seda. Ma ei saa öelda, mis see on, sest ma tahan, et see oleks nagu spetsialiseeritud nagu sellele, et nemad saavad ainult teada, kuna nad ürituse osalevad, et jah. Okei, vau, üritus on peetud ning nii kuidas sisetunne ütleb, et läks väga-väga hästi ja raske tegelikult üksi nii-öelda juhatada 20+ inimest, aga ma usun, et läks väga hästi. Ma loodan, et inimesed tundusid jäid rahule, nii et ma olen rahul. Issand, mu süda peksab sees. No nii, ma olen nüüdseks kodus, mul on Fennequit silme ees, nagu ikka, küünal põleb seal, mul rahustab see meeli ja mul on veiniklaas ka juures. Fennequiti sünnipäev läks imetoredalt, ma olen tõsiselt läbi praegu omadega ja ma loodan tõesti, et see ei jäänud viimaseks ürituseks, mis kindlasti ei jäänud, et see, et inimesed tulevad kokku ja toetavad väikest Eesti ettevõtet ning see tähendab nagu minu väiksele tegijale tegelikult rohkem, kui inimesed oskavad kujutada ette. Ja
et ma nüüd vaikselt tõmbangi otsad kokku tänaseks päevaks. Ma tegelikult tegutsen siin arvuti taga veel natukene. Ma panen võib-olla video kokku, töötan natukene ja korrastan asju natukene, kuna pühapäev on ja uus nädal algab ja tootjad tulevad tööle. Ma pean vastama kirjadele ja tegema asju, mida ma pole veel teinud ära ühesõnaga. Nii ma pean sellega tegutsema. Jah. Tšoki!